Head sõbrad, head külalised, nüüd on käes see pidulik hetk, ütleme tänase päeva tõeline maiuspala, kus me jagame välja Eesti teaduse populariseerimise auhinnad neile noortele ja vanematele teadlastele, kes sel aastal on olnud eriti tublid. Aga enne kui päriselt auhindamise juurde läheme, on mul hea meel sõna anda teaduse populariseerimise elutööpreemia mullusele laureaadile, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi direktorile härra Toivo Maimetsale. Palun! Aitäh! Kas te olete kunagi mõelnud, millal saab ühest inimesest teadlane? Millisel hetkel saab tubli neiu või noormees kinnitada, et ta on nüüd teadlane? Kas oma esimese artikliga teadusajakirjas? Kas siis, kui ta valitakse teaduriks, doktorikraadi saamisel, esimese 100 publikatsiooniga etises? Või ehk kas olemegi alati püüdlemas teadlaseks saamise poole ilma, et tegelikult kunagi pärale jõuaks? Kunagine Tartu Ülikooli rektor Peeter Tulviste, kelle 80. sünniaastapäeva me just tähistasime, on öelnud, inimene on midagi teaduses ära teinud siis, kui ta on seletanud mingisuguseid nähtusi. Kõik muu on teaduses teisejärguline. Teaduse puhul on tähtsaim seletamine. See seletamine on tegelikult mitme tähenduskihiga sõna. Ühest küljest teadlane seletab mingit nähtust või fenomeni, miks ja kuidas see toimub. Ja siis ta seletab seda teistele. Kevin McCain oma raamatus How Science Explains the World küsib, miks on seletamine teaduses nii olulise tähendusega? Vastus peitub selles, mida teaduslik seletus meile annab. Mõistmise, arusaamise, understanding. Me mõistame, kuidas maailma erinevad ilmingud üksteisest sõltuvad. Ta ütleb, mõistmine on teaduse jaoks kesksel kohal ja võib-olla ongi kõige täpsem öelda, et teaduse peamine epistemoloogiline eesmärk on luua teaduslike selgituste kaudu mõistmist, arusaamist. Oxfordi ülikoolis on olemas professuur, mida nimetatakse Professorship for the Public Understanding of Science. Selle esimeseks professoriks oli Richard Dawkins, mäletate isekat geeni. Ja praegu on sellel kohal matemaatik Marcus du Sautoy. Selle professuuri ülesandeks määras tema asutaja Charles Simoni, ja seda nime võiks tegelikult kõik teada, sest ta on tarkvara arhitekt, kes ka Microsofti esimesed variandid näiteks tegi, määras ülesandeks edastada teadust avalikkusele kaotamata seejuures neid teaduslikke elemente, mis moodustavad tõelise mõistmise olemuse. Simoni kirjutab oma manifestis. Populariseerija keskendub peamiselt publiku suurusele ja eraldub sageli teadusmaailmast. Populariseerijad kirjutavad sageli päevakajalistest muredest või isegi moeröögatustest. Mõnel juhul võrgutavad nad vähem haritud publikut, pakkudes üleolevalt lihtsustatud või liialdatud vaadet olemasolevatele teadmistele või teadusprotsessile endale. Seda on kõige parem näha tagantjärele. Kui mäletame näiteks kunagi ilmunud raamatuid hiiglaslike ajudega arvutitest, kuid ma kahtlustan, et paljud praegusedki teadusraamatud tunnistatakse aja jooksul sellesse kategooriasse kuuluvaks. Kuigi populariseerija roll võib endiselt väärtuslik olla, ei toeta see õppetool seda siiski. Mõistmist, arusaamist tuleks siinkohal võtta nii poeetiliselt kui ka sõna-sõnalt. Eesmärk on, et avalikkus hindaks abstraktse ja loodusliku maailma korda ja ilu, mis on seal kihilt peidus. Jagaks teadlaste elevust ja aukartust, kui nad seisavad silmitsi suurimate mõistatustega. Tunneks empaatiat teadlaste vastu, keda kõige see suursugusus alandlikuks teeb. Need publiku hulgas, kes jõuavad
piisava arusaamiseni, et tunnetada teaduse korda ja ilu, saavad ka parema ettekujutuse teaduse ja oma igapäevaelu seostest. Tsitaadi lõpp. Teadlasel ongi 2 põhilist ülesannet. Esiteks, saada teada midagi, mida teised seni ei teadnud. Ja siis sellest rääkida. On ju üsna mõttetu teha teadustööd, millest keegi teada ei saa, ning sestap teadlased seda tööd ka teevad. Näiteks teadusartiklitena, konverentside ettekannetena, üliõpilaste õpetamise kaudu. Teaduse populariseerimine on seetõttu üks normaalne osa teadlase tööst. No muidugi ei ole mõeldav, et kõik teadlased ühtviisi head kõikides nendes valdkondades on ja seetõttu on ka loomulik, et prioriteedid võivad erineda. Mis mind teaduse populariseerimise juures enim võlub, on see hetk, kui selline populariseerimine ehk targa teadlase ülalt alla rääkimine, info jagamine muutub tegelikuks arusaamiseks, mõistmiseks, understanding. Ja on päris selge, et kui su eesmärk teaduse populariseerijana on jõuda tõelise mõistmiseni kuulajate poolt, siis sa pead ka tahes-tahtmata ise kõigepealt selleni jõudma. Näiteks on üks mu parimaid reaktsioone kuulajatelt pärast seda, kui olin tutvustanud järjekordse Nobeli meditsiinipreemia sisu ja selle teadustöö tähtsust, ja nii lihtsa asja saadaksegi Nobeli preemia. Siis ma sain aru, et läks täppi. Meil on kombeks mitmesuguseid ajaloost meieni jõudnud sententse muuta ja lihtsustada ning tihti viib see lausa mõtete muundumiseni. Üks selliseid on lause, ma tean, et ma midagi ei tea. Mugav lause kasutamiseks teadusjärgsel ajastul. See on väidetavalt pärit Cicero lausest ipse nihil scire id unum siat. Ta teab vaid üht, et ta midagi ei tea. Mis on parafraas tegelikult Platoni apoloogiast, kus Platoni kirjeldatud Sokratese sõnad olid Astrid Kurismaa 2003. aasta tõlkes järgmised. Sellest inimesest olen ma küll targem. Kumbki meist ei tea ju midagi eriti suurepärast või tarvilikku, aga too mees kujutab ette, olgugi, et ta ise midagi ei tea, et ta teab. Kui mina midagi ei tea, siis vähemasti ei hakka ma seda ka endale ette kujutama. Selle vähese võrra paistan ma temast küll targemat olevat, kuna ma ei arva, et tean seda, mida ma tegelikult ei tea. Ehk siis kokkuvõttes, tema ei tea sedagi. Millal siis saab teadlane alguse? Ma arvan, et teadlane saab alguse siis, kui noor inimene seisab silmitsi maailma mõistatustega ja taipab, kui vähe ta teab. Ja kui vähe me kõik teame. Aga ta tahab enamat neid piire laiendada, ületada ja siis teistelegi seletada. Aitäh! Suur tänu härra Maimetsale selle inspireeriva ja sütitava kõne eest. Aga nüüd käärime käisid üles, asume kõige tublimaid siis premeerima, jagame välja teadusauhinnad ja alustame Eesti Teadushuvihariduse Liidu tunnustusauhindadest ja palun lavale liidu juhatuse esimehe Heilo Altini. Palun. Nii, aitäh. Me oleme liiduna aastaid korraldanud LTT valdkonna huvialaõpetaja konkurssi, et ikka tõsta esile neid õpetajaid, tänu kellele sirguvad meil tänases Eestis nii talendid kui teaduspõhise maailmavaatega ilmakodanikud. Ja täna siis tunnustusega tuleb kaasa siis nominatsioon ka riiklikule aasta huvialaõpetaja konkursile ning 1000-eurone preemia. Ja lisaks sellele siis meie laureaadid saavad, siin on küll väga palju ilusaid looduslikke lilli
ja kimpe, aga meie anname sellist sepistatud metallist roosid, mis siis elavad pisut kauem. Ja esimesena me annamegi siis välja aasta huvialaõpetaja. See laureaat on Pärnu ja kogu Eesti huvihariduse elav legend, mees, kes on pühendanud oma elu lennumudelismile ja noorte õpetamisele. 50 aasta jooksul on ta juhendanud enam kui 600 noort, andes edasi teadmisi, visadust ja elutarkust. Tema juhendamisel on lennumudelismi huviringist sirgunud õpetajad, insenerid ja meistrid, kelle saavutused ulatuvad Eesti meistritiitlitest maailmaareenini välja. Tema õpilased õpivad mitte ainult ehitama lennukeid, vaid ka oma unistusi ellu viima. Ta toetab iga noore tugevusi, innustab loovusele ja õpetab vastutust võtma. Tal on põhimõte. Kuidas ei saa, mõtle välja, kuidas saaks. Ja see on kujundanud põlvkondi, kes oskavad leida lahendusi ja uskuda endasse. Tema töö on andnud Eesti huviharidusele näo, mida tuntakse kogu riigis. Ta on õpetaja, kelle siirus, pühendumus ja usk noortesse tõestavad, et teaduspõhine mõtlemine ja hooliv süda võivad muuta südameid ja ühiskonda paremaks. 2025. aasta LTT valdkonna parim huvialaõpetaja on Ants Selgoja. Ja palun kõigil laureaatidel nüüd edaspidi jääda siia fotoseina juurde, et üks kaunis jäädvustus teist samuti teha. Aitäh! Nii, ja teise preemiana anname siis välja LTT valdkonna õpilase, mida me siis korraldame liiduna esimest aastat. See laureaat on 11. klassi õpilane, kelle sügav huvi loodusteaduste vastu on kasvanud juba põhikoolis saati. Ta ei piirdu ainult osalemisega teadusringides ja olümpiaadidel, vaid loob ise algatusi, mis rikastavad kooli ja kogukonna elu. Juba põhikoolis juhendas ta nooremaid Rakett 69 teadushuviringis, korraldas teadusmänge ja viis läbi katseid, muutes teaduse lastele mänguliseks ja põnevaks. Tema ettevõtlikkus, loovus ja soov teadmisi jagada on inspireerinud paljusid eakaaslasi. Ta on pälvinud silmapaistvaid tulemusi bioloogia, keemia ja füüsikaolümpiaadidel ning on olnud edukas ka meeskondlikes teadusvõistlustes. Ta on oma kooli teaduselu eestvedaja, õpilasesinduse juht ja eeskuju, kelle siiras huvi, järjekindlus ja teaduslik mõtlemine on teinud temast ühe silmapaistvama noore loodusteaduste edendaja Eestis. Laureaat on noor, kes inspireerib teadust armastama. Ja 2025 aasta LTT valdkonna õpilane on Piia Marjak, August Kitsbergi nimelise gümnaasiumi 11. klassi õpilane. Ja edaspidi ka, kõik laureaadid, jääge siia fotoseina juurde, sest kui pole pilti, pole tänapäeval midagi saavutanud. Aga järgmise auhinna annab välja Tartu Observatoorium ja Esero Eesti. Nad annavad välja tunnustuse Linnude täht. Ja Linnude täht on tunnustus, millega pärjatakse inimest või asutust, kes on osalenud Euroopa Kosmoseagentuuri hariduskontorite võrgustiku Esero tegevuste elluviimisel ja andnud sellega märkimisväärse panuse loodus- ja täppisteaduste populariseerimisse kosmosevaldkonna kaudu. Ja selle ajal, kui mina selle pika tiraadi ette lugesin, jõudsid siia lavale Anti Tamm, Tartu Observatooriumi direktor ja Heli Lätt, Esero Eesti juht. Aitäh! Et me teeme seda küll juba 3. korda, aga me natuke siiski räägime, miks ja mida me nüüd teeme. Et
Nimelt kosmos kõnetab. Kosmoses on füüsikat ja on lüürikat ja eriti hästi teavad seda kõik noored, kellel on silmad säramas ja me teame, et enamikel noortel silmad säravad. Ja Tartu Observatooriumi teemavaldkond on loomulikult kosmos ja seetõttu me oleme aru saanud, et see on meie võimalus ja ka meie vastutus siis kosmose kaudu süstida noortesse teaduse ja tehnoloogia pisikut. Ja selleks me oleme ellu kutsunud külastuskeskuse, mida juhib Heli, ja oleme ellu kutsunud ühe preemia. Ja Heli siis nüüd täpsustab, mis see preemia endast kujutab ja kellele me selle anname. Väga ilusti oli juba sissejuhatuseks ära öeldud, kellele ja mille eest seda preemiat antakse. Selle preemia saaja sellel aastal, tutvustuse ma kohe ette loen, preemiaks on 1000-eurone stipendium ja klaasmeene. See õpetaja, kelle käe all on sirgunud põlvkond mõtlevaid ja tegutsevaid noori. Ta on Tallinna Nõmme gümnaasiumis tuntud kui juhendaja, kes oskab leida ja hoiab talente. Kui vaja, toetab ta oma õpilasi isiklikute ressurssidega, annab nõu, leiab aega ka hilistel õhtutundidel, et aidata tehniliste probleemidega. Tema ühendab teadmised, kogemused ja inimliku hoolivuse nii loomulikul moel, et tema kõrval kasvavad noored mitte ainult targemaks, vaid ka julgemaks. Eelmisel aastal osales see õpetaja oma õpilastega Tõraveres purksatelliidi Känsati võistluse koolitusel, kus ta veel tagasi sõites toetas õpilasi erilisel moel. Nad tegid peatuse Nõo lihapoes, kus ta siis ostis latisuitsuvorsti, et ükski kosmoseteadlane ei teeks oma tööd tühja kõhuga. See õpetaja tuli oma õpilastega Känsati võistlusele ja ta võitis selle ära. Tema pühendumus on väga suur ja ma tahan tänada teda selle suure ja tubli töö eest ja jätkuva tubli töö eest. Esero Eesti Linnude tähe laureaadiks 2025 aasta on Erki Piisang. Ja nüüd. Paljude jaoks päeva kõige kaua oodatum hetk. Me oleme täna näinud ja näeme siin lähemate minutite jooksul tulevasi Andres Metspalusid ja Ene Ergmaid. Aga mul on väga hea meel kutsuda siia lavale päris Ene Ergma. Nii, saan aidata. Suur tänu. Mina olen isegi päris. Mulle anti täna väga vähe aega. Saate aru, ilmselt arvatakse, et ma väga armastan rääkida, sellepärast ma kasutasin seda võimalust, kui oli võimalust esitada küsimusi ja teised ei saanudki seda võimalust. Aga sellepärast nüüd ma püüan olla 2 minuti sees, eks ole, Katrin, jah? Selle aasta konkursile saabus tervelt 75 tööd. Kui ma seda numbrit nägin, mul hakkas halb. Sest eelmisel aastal oli 50 tööd ja ma mõtlesin juba, et no see on ülim tase. 75 on palju. Aga ma tahan teile öelda ka veel avaldada teile ühe saladuse. Ma ei tea, muidugi
võib-olla te paljud ei tea, võib-olla paljud teavad, kes kuuluvad hindamiskomisjoni. See on ju tavaliselt saladus, eks ole. Tänavu aasta me avaldame teile nende inimeste nimed, nii et te võite siis pärast neile öelda aitäh või tappa anda, kui te ei saanud seda, mida te arvasite. Aga miks ma seda teen? Põhjus on lihtne. Järgmine aasta on uus komisjon. Nii, no saate aru, siis mina olen selle komisjoni esimees, aga mul on ka väga võimsad liikmed. Palun, Andres Juur, tule siia. Teaduskeskuse AHHA juhatuse esimees. Seisa siin, ära mene ära. Ulvar Käärt, ajakirja Horisont peatoimetaja. Nii, Arko Olesk, Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni lektor, teadusajakirjanik. Aga miks sa kõige tähtsamat asja ei kirjutanud juurde? Ta on ju presidendi nõunik ka ju veel. Nii, nüüd tuleb 2 puuduvat inimest. Tuuli Sepp, Tartu Ülikooli professor ja Hendrik Voll, Tallinna Ülikooli õppeprorektor. Nüüd järgmine, palun, ja Katrin Mandra, väga tähtis isiksus, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse, issand kui pikk nimi, poliitika osakonna peaekspert. Aitäh! Ja kõige tähtsam inimene, keda siis Andrus Metspalu nimetas, ma ei ütle, te pisib kuulsite, Anneli Allik, Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja, ta ehmatusest jäi isegi haigeks. Nii et loodame, et ta paraneb. Aitäh teile! Te võite ära minna. Ei või. Miks? Absoluutselt. Foto. Ei saa veel ära minna, sest me peame ütlema aitäh ka sellele ajale ja ka sulle, Ene. AHHA-d legendi järgi asutasid 3 Jaaku. Üks nendest oli sellel aastal lahkunud Jaak Jaaniste. Ja Jaak liigitas inimesi 2 lehte. Vähemasti nii ta mulle õpetas, et on olemas 2 liiki inimesi. Ühed on täiesti võimatud ja teised on täiesti mõttetud. Ene, sina olid kindlasti täiesti võimatu komisjoni esimees ja me oleme väga tänulikud sulle selle eest. Sa tõid siia komisjoni mingisuguse sügava inimliku mõõtme ja sa kunagi ei lasknud ühelgi AI kirjutatud soovitusel meid ära petta. Nii et aitäh sulle selle eest ja siin on sulle lilled. Ja etagile siit ka ülesanne, et järgmist komisjoni koostades palun leidke vähemasti sama sirgeseljaline ja läbinägelik komisjoni esimees. Aitäh! Ja teie ees on teaduse populariseerimise riiklike auhindade žüürii ja keskel esinaine Ene Ergma. Suur aitäh teile! Ma muide täiesti üllatusega kuulsin, et žüriis kuulus ka Tuul Sepp ja tegelikult tema just oligi see, keda ma päeva alguses silmas pidasin, kui ma kaotatud võtmest rääkisin, et ju siis pole nad tegelikult seal kakrarahult siiamaani tagasi saanud. Aga tõsisemalt jätkates, mul on hea meel anda sõna Haridus- ja Teadusministeeriumi kantslerile Triin Laasi-Õigele. Austatud teadlased ja kommunikatsioonieksperdid ja tegelikult ka kõik teised, kes te seisate teaduskommunikatsiooni hea käekäigu eest. Mul on hea meel, et Eestis on saanud traditsiooniks anda välja teaduse populariseerimise auhinda.
ja seeläbi tunnustada teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi. Ja olgem ausad, tunnustust ja tänu ei saa olla kunagi liiga palju. Eriti neis valdkondades, kus see mõju ei pruugi olla kohe silmaga nähtav. Ent see mõju on olemas. Tänasel konverentsil on kõlanud palju sõna usaldus. Ja teadupärast usaldus on tähtis tegur. Ja seda kõikides suhetes, mitte ainult suhtes teaduse ja kommunikatsiooni vahel. Inimeste usaldus teaduse vastu ei teki iseenesest. See tuleb välja teenida läbipaistvuse, aususe ja avatud suhtluse kaudu. Hea teaduskommunikatsioon seda teebki ja loob seeläbi teaduse ja ühiskonna vahele suhte. Tahaks öelda sõprussuhte. Väga tähtis on seejuures teadvustada mitte teadlastele, kuidas toimib teaduslik meetod. Et teadus ei ole absoluutne tõde, vaid pidev teadmiste täiustumine. Ja nii me kasvatame inimeste võimet eristada tõenduspõhist infot valeväidetest. Usalduse puudumine on viljakas pinnas valeinfo ja vandenõuteooriate levikule. Ent kui inimesed usuvad ja usaldavad teadlasi ja teadusuuringuid, on nad rohkem valmis usaldama ka teaduspõhiseid otsuseid. Olgu need siis tervise, keskkonna või majanduspoliitikaga seoses. Aga tulgem tänase tunnustamise juurde. Tänased laureaadid on tugeva missioonitundega inimesed ja veel, nad on oma tegemistes kirglikud. Ja võib-olla just nimelt see kirg teeb nad oma töös nii heaks. Ühtlasi ma kasutan seda hetke siin selleks, et tänada kõiki spetsialiste, kes tegelevad Eestis teaduskommunikatsiooni ja teaduse populariseerimisega. Mina usaldan teid. Ja ma usun, et te pingutate selle usalduse nimel kõigest väest. Pingutate, et juurutada Eestis teaduspõhist mõtteviisi ja teha selged teadussõnumid avalikkusele nähtavaks ja kuuldavaks. Siiras tänu teile. Ja Eesti teaduse populariseerimise auhind 2025 toob laureaadile lisaks aule ja kuulsusele kaasa ka riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija tunnusmärgi, mis omistatakse siis Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkursil auhinna saanud üksikisikutele või kollektiividele kasutamiseks siis vastavalt tunnustuse saanud tegevuse eest veebis, trükistel, kus iganes nad tähtsaks peavad. Ja alustame esimesest kategooriast, mis on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil. Teine preemia, 2000 eurot, auhinnaraha, läheb raamatu Eesti kivistised, alge- ja fossiilküti abiline autorile Erik Abnerile, toimetaja Triin Olvet, teadustoimetaja Sander Olo. Palju õnne! Raamat täidab Eesti paleontoloogia populariseerimises pikaajalise tühimiku ja innustab avastama. Teos on laiale lugejale arusaadav, rikkalikult illustreeritud ja on valminud aastate pikkuse välitöö tulemusena. Raamatus on fossiilidest 20 digimaali ja 100 fotosid ning jooniseid. Raamat on müünud üle 1000 eksemplari ning on kasutusel koolides ja loodushariduskeskustes üle Eesti. Palju õnne! Samuti teine preemia, millega kaasneb 2000 euro suurune auhind, läheb lasteraamat Paul hakkab inseneriks, autor Ilmar Tomusk, projektijuht Siia-Helena Meldo.
lasteraamat tutvustab inseneeriat mänguliselt ja lihtsas keeles, innustab loovalt mõtlema, katsetama, meisterdama ja teadusega sõbraks saama. Ilmar Tomuski, TalTechi teadlaste ning Rahvaraamatu kirjastuse koostöös valminud raamat aitab kasvatada huvi tehnoloogia vastu, samastades end raamatu peategelasega, tekib lapsel usk iseendasse ja oma võimetesse. Palju õnne! Võib naeratada ka. Tegelikult on ju tore. Ja nüüd selle kategooria peapreemia, millega kaasneb 2500 € suurune auhind. Trummipõrinat me ei tellinud või? Raivo Mänd, raamatute sarjad, elusolendite käitumise evolutsioonilis-bioloogilise põhiprintsiibid, nende roll inimkäitumises ja seos ühiskonna ees seisvate eksistentsiaalsete probleemidega ning noppeid ühe Eesti loodusteadlase eluteelt. Raivo Mändi sulest ilmus siis mitu mahukat raamatut, millest 3 tutvustavad lugejatele värvikas ja kaasakiskuvas keeles elusolendite käitumise põhiprintsiipe ja evolutsioonilist päritolu. Teosed käsitlevad mehhanisme, mis mõjutavad inimkäitumist alateadlikult ning on paljude tänapäeva ühiskonna probleemide juurpõhjuseks, mille mõistmine on nende lahendamiseks hädavajalik. 2 autobiograafilises raamatus kirjeldatakse teadlaseks kasvamist ja loodusteadlase põnevat elu. Järgmine kategooria on teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil. Siin kategoorias on välja antud 2 preemiat. Teine preemia, 2000 €, läheb meetrikonventsiooni 150. juubelile pühendatud videosarja Mõõdetud maailm autoritele. Videosarja produtsent on Airi Kaunissaare, operaator Kristjan Madalvee ja helioperaator valgustaja Siim Vest. Palun! Mõõdetud maailm on aktsiaselts Metro, Serdi ja Eesti Rahvusringhäälingu Novaatori koostöös valminud 11-osaline lühivideosari, mis tähistab meetrikonventsiooni 150. aastapäeva ja tutvustab metroloogiat, mõõtmisteadust, mis mõjutab igapäevaelu igal sammul. Sari teeb keerulise metroloogiateaduse kättesaadavaks ja kaasahaaravaks, olles kasulik abivahend koolidele ja noortele. Palju õnne! Seda on alati nii tore vaadata, kuidas inimesed, kes kirjutavad raamatuid, raamatusarju, meeletu suuri projekte, siis kuidas neid juhendatakse siin fotoseina ees. Ja kõik on natuke tagasihoidlikud. Me võime koos äkki näidata, kuidas tegelikult siin poseerida võiks. Nii. Et midagi sellist. Nii. Kuidas? Ene on nii kriitiline täna. Mina julgen küll ennast nohikuks nimetada. Täitsa vabalt. Õnneks Enel ei ole mikrofoni hetkel. Aga läheme edasi peapreemiaga 2500 €, mis läheb Eesti Rahvusringhäälingu raadioteatri teaduslik lühilugude mängusarja Reis loomariigis autoritele Tiina Vilu-Demjanov, kes on produtsent ning projekti juht. Palun lavale! Kuuldemängusari vahendab lugusid loomade elust nii noortele kui vanematele kuulajatele. Sarja iga osa keskendub ühele elusolendile, tema igapäevaelulistele toimetustele ja olelusvõitlusele. Tänu sarjale on tuhanded kuulajad saanud värvika ettekujutuse erinevate olendite elust. See on avardanud arusaamist loomariigist
Sari on osutunud erakordselt populaarseks, kuulajate statistika näitab, et Reis loomariigis oli kõigi Eesti Rahvusringhäälingu alla kuuluvate raadiojaamade lõikes 2 aasta enim kõige kuulatum saatesari. Aga läheme edasi järgmise kategooriani, tegevused või tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel. Siin on välja antud üks auhind, see on peapreemia, auhinna väärtus on 2500 €. Ja see läheb 15 aastat Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli. Elukestva õppekeskuse juhataja Tiia Ristolainen, programmi algataja Mari Suurväli ja programmi juht Viire Sepp, palun. Väärikate Ülikool on oma tegevuse 15 aasta jooksul viinud teaduspõhist informatsiooni 60+ eagrupile. Programm tegutseb praeguseks juba 19 Eestimaa piirkonnas. Möödunud õppeaastal osales nende tegevustes, nii auditoorses kui ka veebitegevustes kokku 4316 Väärika seas täiendusõppijat, keskmise vanusega 70 eluaastat. Ja 15 tegevusaasta jooksul on mitmekesiseid teadusvaldkondi tutvustanud programmis osalenud kokku 10 000 õppijat. Ja nagu laureaadid just praegu ütlesid, uskumatu. Aga läheme edasi. Kategooria parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija, teadlane, ajakirjanik, õpetaja on võimalik laureaat. Teine preemia, 2000 €. Airika Harrik. Palju õnne! Airika on 5 aastaga panustanud oluliselt Eesti teaduskommunikatsiooni, vahendades teadust vilunult nii veebis, raadios kui ka teles ning jõudes aastas 130–150 teadlaseni. Tema unikaalne humanitaarne taust ja ajakirjanduslik julgus avada teaduse keerukust kasvatab pikaajalist ühiskondlikku usaldust teaduse vastu. See teeb temast Eesti teadusajakirjanduse ühe olulisema ja mitmekülgsema hääle. Palju õnne! Ja teine preemia, väärtuses 2000 €, läheb Eero Uustalule. Eero on üle 20 aasta inspireerinud tuhandeid noori avastama füüsika ilu. Rändõpetajana on ta viinud ja viib läbi praktilisi õpikodasid üle 200 koolis üle Eesti, muutes abstraktse teaduse käega katsutavaks. Tema loodud olümpiaadi ülesanded on aidanud Eesti noortel võita medaleid rahvusvahelistelt olümpiaadidelt. Palju õnne! Ning selles kategoorias on meil lausa 2 peapreemiat. Esimene peapreemia, mis on mul jääb hing kinni, väärtuses 2500 €, läheb Maria Murumaa Mengelile. Palju õnne! Maria on karismaatiline teadlane, kes arendab digikirjaoskust, loob uuenduslikke teaduskommunikatsiooniformaate ja koolitab eri sihtrühmi. Tema inimlikult kõnetavad ja teaduspõhised selgitused aitavad mõista infokorratust ja sotsiaalmeedia mõjusid.
Mariat on hinnatud teaduskommunikatsiooni saadikuks, kes suudab keerulised teemad erinevate sihtrühmadeni jõudes täpselt ja köitvalt edastada ning see teeb Mariast ühe mõjukama teaduse populariseerija Eestis. Palju õnne! Ja teine peapreemia, väärtuses 2500 euroga, läheb Koit Timpmannile. Koit Timpmann tähistab järgmisel aastal oma 80. sünnipäeva, vaatamata kõrgele eale tegutseb ta endiselt. No nii. Ei ole. Nii, mis see õige fakt on? Fakt on vähem. Vähem? Järgmisel aastal? Ma ei tea. Palju tuleb? Ma ei mäleta. No siis on minu konspektid täiesti segamini. Ma loodan, et me panime aastaid mitte juurde, vaid võtsime maa. Aga igal juhul vaatamata sellele, et võiks arvata, et Koit on kõrges eas. Tegutseb ta endiselt aktiivselt Tartu Ülikooli Füüsikainstituudis, kus ilmestab loenguid demonstratsioonkatsetega ning peab põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele arvukalt huviloenguid. Tema füüsika selgitamise stiili iseloomustab kõige paremini ütlus "oma silm on kuningas". Tema hästi planeeritud ja meisterlikult esitatud katsed toovad füüsika ilu nähtavale ning aitavad keerukaid nähtusi selgelt mõista. Siin oli kõik õige. Ma olen muuseas 15 aastat teinud telekooli. No võt. 73, 89. Suur tänu ja aitäh, Koit. Koit jälgis mind praegu sellise pilguga, et ma olin tagasi füüsikaõpetaja silmadel. Nii. Aga nüüd palun lavale tagasi Ene Ergma. Nii. Aitan siit. Hops. Hopsti. Nii, siin auhind ka. Ja Ene abiga anname välja tänase päeva, võib vist ikkagi öelda kõige olulisema auhinna, liialdamata, nii see on. See on Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest. Ja see auhind kätkeb endast ka 13 500 euro suurust auhinda. Ja selle auhinna laureaat sellel aastal on Ene-Margit Tiit. Tartu Ülikooli matemaatilise statistika emeriitprofessor Ene-Margit Tiit on matemaatilise statistika suuna rajaja ja pikaaegne eestvedaja Eestis.
muutes keerulise statistika arusaadavaks ja ühiskonnale kasulikuks. Ta on kujundanud statistilise kirjaoskuse mõistet ja õpetanud avalikkust andmeid kriitiliselt mõistma. Läbi kirjutiste ja esinemiste on ta teinud statistika inimlikuks ning suunanud avalikke arutelusid teemadel nagu sündimus, perepoliitika, ebavõrdsus ja regionaalareng. Oma tööga on ta mõjutanud poliitika kujundust ja toonud ühiskonda andmepõhist mõtlemist. Lisaks on ta andnud statistikale inimliku mõõtme, rõhutades, et arvud peegeldavad inimeste elu ja heaolu ning rikastanud eesti keelt täpse erialase terminoloogiaga. Palju õnne! Palju õnne! Selliste emotsioonidega lõpetamegi tänase konverentsi ja auhinnatseremoonia. Palju õnne kõigile laureaatidele, aitäh kõigile panelistidele, ettekandjatele, aitäh ka selle ürituse korraldajatele, Eesti Teadusagentuurile ja aitäh ka kõigile teile, kes te olete täna siia saali tulnud ja kes jälgisid meid veebi vahendusel. Kindlasti oli teidki terve hulk. Ja mis ma oskan öelda? Võtke siit kaasa head mõtted, inspiratsioon, mida täna küllap oli kuhjaga ja tehke oma elus ja töös targemaid valikuid. Ilust õhtut! Ja väike info ka kõigile neile, kes tulid täna Tartust bussiga. Buss väljub hotelli eest kell 17.20. Kuidas? Ja palume kõik ühispildile ka, kes need täpselt peaksid olema. Kõik auhinnasaajad, just nii. Kõik laureaadid, palun siia lavale tagasi.